Sel pühapäeval olen enda kõrvale palunud Eesti 200 esimehe haridus- ja teadusminister Kristina Kallase. Tere õhtust! Tere õhtust! No kõigepealt need küsimused, mida vaatajad on tahtnud teilt teada saada ja kõige rohkem ikka tahetakse, et millal Eesti 200 laiali läheb ja kust tuleb teil see motivatsioon juhtida erakonda, mida praktiliselt mitte keegi ei toeta? Ma saan aru, et need on need vaatajad, kes Eesti 200 ei toeta või kes Eesti 200 need on enamus Eestist. Need on enamus, nii nagu iga erakonna puhul on enamus, kes ei toeta. Kui erakonnal on 30% reitingut, siis 70% ei toeta. Ikkagi peate ministriametit, juhite erakonda kuni märtsikuuni, pärast seda ju tegelikult ei ole midagi enam. Ei, see päris kindlasti nii ei ole, et mitte midagi ei ole, et märtsini on veel väga pikk maa minna. Et valimisotsuseid ei tee keegi 8 kuud enne valimisi, nii et ootame ikkagi selle märtsi ära. Aga ma olen saanud mandaadi valijatelt 4 aastaks. Me teeme valimisi 4 aastat. 4 aastaks sa saad mandaadi, sa pead selle mandaadi lõpuni tegema. Mis erakonda ise lähete, kui pärast märtsit ei ole tööd? Mina ei lähe ühtegi teise erakonda. Seda ma võin teile kindlasti lubada. Siis poliitikast loobute? Ma ei lähe mitte ühtegi teise erakonda. Aga siis poliitikast loobute? Mul ei ole mõtet praegu seda rääkida. Sellepärast, et valimisteni on veel 8 kuud minna. No see kõlab umbes niimoodi, et lootus sureb viimasena, aga läheme teie sisuliste teemade juurde, et hariduses on praegu 8 reformi korraga. Küsimus vaatajalt tuli, et kuidas peaks üks koolitöötaja säilitama nii paljude reformide juures terve mõistuse kõike seda järje peal hoida? Minu arust on reformideks neid natukene natuke pompöösne nimetada, et reform on see, kui sa fundamentaalselt muudad toimivat süsteemi. Ja meil on tegelikult hariduses täna 2 reformi. Üks on eestikeelsele õppele üleminek, mis fundamentaalselt muudab seda, kuidas seni haridussüsteem toiminud on, ja teine on õppimiskohustuse pikendamine, millega kaasnevalt on mitmeid muutusi, mis koolielus tuleb ära teha, nii et 8 reformi on kindlasti liialdus, aga selle õppimiskohustuse pikendamisega kaasneb väga palju otsuseid ja muutusi, mis koolielus tuleb teha, sest enam ei ole põhikooli hariduste lõpp inimestel. Kui palju te tunnete vastutust sellepärast, et igasugused IT-algatused eksamitest registreerimisteni, sisseastumisteni kogu aeg teie haldusalas läbi kukuvad? Üks vaataja nõuab isegi tagasi astumist. Jällegi, ma igaks juhuks ütlen, et jällegi meeletu liialdus, sellepärast, et ainuke asi, mis on algatatud ja mis tähtajaks valmis ei saanud, oli sisseastumise infosüsteem seoses õppimiskohustuse pikendamisega. E-eksamite planeerimine on katseeksamid, need on olnud katseeksamid, selleks ongi katseeksamid, et katsetada, kas see süsteem toimib. Te katsetate ju ikkagi nagu elusate lastega. Te kujutate endale ette, et katseeksamit on võimalik teha kasside või koertega, et kes seda eksamit seal peaks tegema, siis seda eksamit teeb ju laps, aga see eksam ei lähe talle ju mitte kuhugi arvesse. Aga kuidas olid ikkagi lood selle raha on sitaks väljendiga, et on siis või ei ole, te ise olete öelnud, et tuleb kõvasti kokku hoida? See oli väljend, mis ma nagu väga sõbralikult nalja tehes sellele ajakirjanikule ütlesin. Minu jaoks ei ole ajakirjanduse eetika kohane see, et ajakirjanik selle võtab ja ära trükib. Sellepärast, et see ei olnud mõeldud intervjuu käigus antud infona ajakirjanikule. Sest rahajuttudest jäi kõrva see, et panite ühelt poolt pahaks Reformierakonnale, et nad lubavad kokku hoida, te ei tea, kust kokku hoida. Aga mis see teie nagu mõte või lahendus on, sellepärast, et ega siis laenamine niimoodi praeguses tempos pole ka ju eriti mõistlik? Aga kas mina ei näe mitte ühtegi muud varianti, et suurenenud kaitsekulude katteks me võtame laenu? Sest teine variant seda teha on tõsta makse. Teie poolest see eelarve miinus jääks? Meil ei ole teist lahendust. Meil ei ole mitte mingisugust teist lahendust. Kuna me jätsime ettevõtte tulumaksu ära, sellepärast, et see oleks majandusele negatiivset mõju omanud, siis selle arvelt tuleb võtta rohkem laenu lihtsalt. Et need on need valikud ja ma veel kord ütlen, ma olen ratsionaalne inimene, et kui keegi tuleb ja ütleb mulle, et eelarve defitsiiti on vaja vähendada, ma ei vaidle vastu. Aga sel juhul tuleb ka öelda, kust ja mismoodi me seda vähendame. Seda ma olen uudistest läbi käinud, et teie neid kokkuhoiukohti ei näe ja laenata tuleb. Aga tuleme nüüd selle osa juurde, kus on samad küsimused kõigile siin rubriigi külalistele. Lühikesed konkreetsed vastused. Lemmik Eesti ansambel või laulja? Jalmar Vabarna laulud mulle alati meeldivad. Mis spordiala vaatate telekas kui üldse? Loomulikult ma vaatan käsipalli. Alaliidu juht. Ja. Kuidas iseloomustaksite end ühe sõnaga? Konkreetne. Päris esimene töökoht, milles ka raha saite? Tartus Raatuse kaubamaja infolauas olin. Telefon on, palusin meelega laua peale jätta, aga milline on viimane sõnum ja mille kohta?
Viimane sõnum tuli täna kell 4 tegelikult mu silmaarstilt, kes tuletas mulle meelde, et ma pean homme 15.30 silmaarsti juurde minema. Aga viimane foto telefonis? Viimane foto on esmaspäevalt, kui meil oli Käsipalliliidu hooaja planeerimine ja siin on Värska originaali rannakäsipalli etappide slaid, mille ma pildistasin ülesse. Aga mida teete siis, kui närv must ja stress kallal? Kas lähen jalutama või loen raamatut, kui vihma sajab ja ma jalutada ei saa? Kaheosaline küsimus nüüd, et kes on suurim poliitiline konkurent? Ma ei näe inimesi nagu poliitiliste konkurentidena. Okei, teeme lihtsamalt. Martin Helme olete välistanud, öelge üks kompliment tema kohta. Võib-olla ka see, et ta on ka hästi konkreetne. Et kui ta midagi ütleb, siis ta ütleb seda väga konkreetselt ja mulle ei jää nagu kahetist aru saama, et mis ta tegelikult mõtles. Üks harjumus, millest tahaksite loobuda? Õhtul liiga kaua telefonis istumine. Saaks õigel ajal magama. Te olete umbes 3. poliitik, kes siin vastab seda. Aga aitäh teile tulemast ja järgmisel nädalal juba vestluskaaslaseks. Kes? Seda näete pühapäeval.